siit sellise tehnoloogia valdkonna kogukondade pealt veel eriti nunnu teema peale, milleks on nööbiklubi. Ja nööbiklubi näitab, kuidas siis vot seal, ma ei tea, kas ka isetekkeline, eks ole, lavalaudadele astuvad Irina ja Urve, palun, lava on teie. Jaa, tere päevast! tere! Me praegu share'ime. Kas... Näeme Zebrat, Ei, näeme praegu. slaidikava, nüüd kui slaidikava käima paned, siis Jaa, vaatame, kas läheb. oota. Ja läks käima. Ja palun. Üks hetk. Tere veel kord, et me oleme Eesti Nööbiklubi, Urve Oras ja Irina Ušakova. Ja meie oleme veel väga noored. Me alustasime oma tegevust alles eelmisel sügisel. Meie peaalgataja on Irina, kes istub minu kõrval. Ja ta on tegelenud käsitööga juba 13 aastat. Ja need slaidid, mis te siin kõrval näete, on tema tehtud käsitöö. See on ainult väike pisike näide selle kohta. Eelmisel sügisel oli meil võimalus osaleda Ida-Virumaa ettevõtluskeskuse poolt korraldatud loomepööre häkatonil. Ja me saime oma ideel, meil oli väga tore projekt ja me saime seal väga kinnitust, et meie idee elab ja me liigume õiges suunas. Ja me saime ka lõpuks finaalis 3 hulka, nii et see oli meie jaoks üks väga suur tunnustus. Ja kuidas see idee tekkis? Kui mina olen juba 5 aastat National Button Society liige ja olen ainukene Eestis, siis tuli selline mõte üks päev, et miks need inimesed, kes on Ameerikas nii õnnelikud ja kuidas luua samalaadne klub ka Eestis. Ja siis tekkis meie eesmärk, et luua Eestis nööbihuviliste klubi, rahvusvahelise samalaadse klubi National Button Society eeskujul, kus inimesed saavad jagada oma arvastust nööpide ja käsitöö vastu, inspireerida üksteist ning kasvada koos loojatena. Ja meie saime väga suur toetus nende poolt ja Viki, see National Button Society president, on meie mentor nüüd. Ja siis, kui selline mõte tuli, siis tulid õiged inimesed. Need inimesed on Urve Narva-Iisust, Ülle Võrumaalt ja väga huvitav fakt, et Üllega me kohtusime Facebookis ühes grupis, kus oli 60 000 inimest ja Leena Sillamäelt ja Kristelle ka Võrumaalt. Ja missugused tegevused meil on? Meil on väga aktiivne Facebooki leht. Kindlasti vaadake. Erinevad töötoad, õppetoad üle Eesti. Meil oli tehtud nii Ida-Virumaal kui Võrumaal ja samuti Tallinnas oli ja varsti tuleb Tartus. Siis meil oli näitused Narvas, Võrus, Ahjal, Narva-Iisus, Sillamäel, Tallinnas ja varsti Tartus. Siis me kirjutasime esimese projekti, kahjuks ei õnnestu seekord, aga me kirjutame uuesti. Siis meil on kontaktid Ameerikas, Tšehhis, Inglismaal ja nüüd on juba Šveitsis ja Austrias. Ja praegu valmistume käsitöö näitusele Ida-Viru loob käpikus Kapani, kus on kaasatud Narva, Sillamäe, Ihvi, Kohtla-Järve ja Narva-Iisu kogukonna liikmed. Ja loomulikult, nagu kõigil teistel, on meil ka oma tulevikuplaanid. Me soovime kogukonda suurendada oma ümber, et meid oleks ka rohkem ja rohkem, kes tunneksid huvi meie tegevuste vastu. Siis me korraldame edasi ka näituseid ja töötubasid regulaarselt. Ja meil on tulemas sügisel 16. novembril juba planeeritud rahvusvahelise nööbipäeval näitus Narvas, kus on kaasatud üle Eesti käsitööhuvilised. Ja kõige suurem unistus, mis meil on 2-aastane projekt, on rahvusvaheline rändnäitus. Ja näitus, mis liidab üle maailma inimesi, see on väike nööp, mis liidab meid kokku kõiki. Ja viimane slaid on üleskutse. Siin on QR-kood, liituge Eesti nööbiklubi meie lehega, vaadake, mis meil toimub.
meil on praegu, no see eile oli 408, nüüd on juba 413 ja vaadake meie tegevused seal. Tere tulemast! aitäh teile! Väga vahva. Mis te olete näinud, mis on selline kaasuv positiivne efekt olnud nööbiklubis osalejatele, et see natuke sarnaneb, meil on varem täna oli juttu kolmandatest paikadest, ehk kus me lähme, kus me koos mingeid asju teeme, tundub, et see nööpide temaatika on vahva, kellele ilu köidab, see nagu liidab. Mis te olete näinud, mis inimeste vahel nagu sellise boonusena on veel tekkinud lisaks nööbi osale? Tekivad esialgu kontaktid. Sellepärast, kui näiteks Võru inimesed tulevad siia, teevad käsid mingid töötoad, siis pärast nad suhtlevad edasi. Siis see on väga suur pluss eesti keele jaoks, sellepärast me võime suhelda eestlastega. Samuti tulevad uued ideid, uued väljakutsed. Ja siis meie Facebooki lehes on olemas inimesed, kes on välismaalt. See on ka mingid kontaktid. Ja siis, kui meie teeme praegu ettevalmistuse selle, me teeme väga suur pilt, kus kaasatud 20 inimest. Ja siis mina postitasin seda Facebooki lehes, no selle välismaalane gruppi, siis nemad kirjutasid, et see on nii hea idee, me tahame ka seda teha. See on nagu, no, kuidas seda nimetada? Huvi on väga suur meie tegemiste vastu. Jaa. Tekkis nagu see mõte või küsimus tähelepanek, et kas sellise hea klubi tekkeks peab olema nagu piisavalt nišš, et kui te oleksite olnud lihtsalt käsitööklubi, et siis ta ehk ei oleks nagu tõmmanud piisavalt ligi, aga kui te lähete piisavalt nišši, kus inimese jaoks nagu nad on tulihingelised nööbifännid, et siis see kogu kogukond on nagu kihvtim. Kiusatus võib olla võtta väga üldine teema, et siis saab nagu rohkem rahvast, aga siis nad ei tunne võib-olla seda liidestatust. Jaa, täpselt. Ja mingis suurel turul Ameerikas võib teha roheliste nööpide klubi ja seal juba saab piisavalt palju rahvast kokku näiteks, eks ole. Eestis sellist luksust ei saa endale lubada, et nii nišši minna, aga mõte meile kõigile siin, et klubi peab nagu see parajas niši tasakaalus olema, siis tuleb nüüd tunnetada, kus see paras niši tasakaal on. Ja tekib selline kogukonna tunne, tekib ka sellest. Ja, et miski eriline meid liidab. Et kui ta oleks lihtsalt inimesed, kellele meeldib käsitööd teha, siis me veel ei tunne, et see veel meid nii palju nagu liidaks. Vahva, aitäh Irinale ja Urvele. Suur tänu teile, et kutsuti meid.